Aga millest see pärmseene vohamine organismis üldse tekib? Seal on mitmeid erinevaid põhjuseid. Peamine põhjus võiks isegi öelda on pärmi, suhkru ja nisujahu toodete üleliigne tarbimine, seepärast et kõik need toiduained muudetakse organismis suhkruks, mida Candida armastab. Candida elatub, sööb suhkrut ja liigub suhkru järgi. Teiseks põhjuseks võiks öelda, et on stress. Igasugune stress mõjutab otseselt närvisüsteemi kaudu soolestiku ja sealset ainevahetust. Et kindlasti peab jälgima, kuidas inimene ennast tunneb, kuidas ta on meeleolud. Ja kindlasti põhjustab ka antibiootikumid, sest et antibiootikumid ei tapa ainult kahjulikke baktereid, vaid ka kasulikke baktereid. Ja kasulike bakterite ehk piimhappebakterite ja võiks ka öelda probiootikumide, kõik need on üks tähendus, nende funktsioon on kaitsta soolestiku kaudu meie immuunsüsteemi, sest et just sealt ta kaitseb meid patogeenide eest. Patogeenid on siis viirused, seened, parasiidid, bakterid. Piimhappebakteritel on veel teisi funktsioone, nendeks on näiteks toidu seedimine, aga ka kõikvõimalikud jääkainete, toksiinide, allergeenide, raskemetallide neutraliseerimine ja kehast väljaviimine. Et see on hästi oluline on just hoida oma bakterite tasakaal hästi korras. Vohamist tekitab ka tegelikult veel erinevad antibeebipillid, ravimid, aga ka alkohol, mis on puhas suhkur organismis, mida jälle Candida armastab, aga ka näiteks niiskus. Pärmseen ja üldse seenelised arenevad hästi niiskuses, aga ka kiirgus, sest et Candida on tegelikult üldse seened on loodud ka kiirguse elimineerimiseks. Ja kiirgust, kus me siis saame, on televisioon, arvuti, mobiiltelefon. Et mida rohkem me seda saame, seda rohkem peab see seen tegelema selle neutraliseerimisega. Ja samamoodi on, mida rohkem ta saab suhkrut, seda võimsamaks ta muutub ja et seda kõik ära neutraalseks muuta.